Et suur tänu, et tulite kõik kuulama. Me räägime täna siin minu kunstist, aga siin on ka väga palju tipptegijaid pakkunud ennast mulle lahkelt seltsiks. Ja ma tutvustan meie esinejaid kõigepealt minu paremal käel Kaire Nurk, Eesti kuulus tipp... Kuidas sa ütled enda kohta? Pigem analüütik ja mitte kunstik. Analüütik ütleb, ta ei taha Eesti kriitikaga, aga kunstiteadlane, sest tema kirjutab kõigisse Eesti kunst ja juhtivatesse väljaannetesse väga ilusaid lugusid kunstist. Ja Kaire on ka Eesti tippkunstnik, maalikunstnik. Ja minu vasakul käel istub Tea Tammelaan, miks ta siin on. Meil on nüüd olnud 2 aasta jooksul, see on juba 3. näituse projekt ja Tea Tammelaanega meil on olnud väga pikk ja viljakas koostöö, aga enne seda juba me tegime Lilleoru templis koostööd, sellest võib-olla räägime hiljem, kus on minu klaasmaalid ja meil on väga põnevad sellised ruumilahendused tulnud. Tea on ka kunstnik ja esinenud rahvusvahelistel näitustel Soomes ja mujal oma mööbli ja kunstitöödega, just interdistsiplinaarsete kunstitöödega. Ja Sveta Grigorjeva on, kuidas ta ise ütled, on nii palju neid ameteid ja kõige ette käib tipp ka veel. Mina lugesin sealt sinu iseloomustusest või CV-st, et koreograaf, tantsija, luuletaja. Vahepeal ma tegelen kriitikat, aga põhilist ikkagi ma tegelen erinevalt sinust, kes on vist täiesti meediume on sul nagu salves nii palju, et mina ei lähe sellele küll järgi, aga mul on tekst ja tants põhiliselt 2 minutit. Aga Sveta on ka doktorantuuris. Mina käisin kuulamas ühte kunstivaldkonna doktorantide vestlust, mis oli väga huvitav Apollo selle all. Ja võib-olla ütled, millest sinu doktorantuur on, see väga põnev. No hakkab jah minust rääkima kohe. Minu doktorantuur, mul on nüüd 4. aasta tulemas, ma pean nüüd ära lõpetama, aga ma olen koreograaf ja ma uurin põhimõtteliselt nüüdistantsu poliitilist potentsiaali vormilisest küljest ja enda loometööde põhjal siis. Nii et mul on loometööd kõik tehtud ja nüüd ma pean analüüsi kirjutama, mis on tänast kõige keerulisem osa on ikkagi see kirjalik. Ja siis me mõtlesime nii, et Kaire võib-olla küsib tema kui oskuslik intervjueerija ja Sveta samamoodi küsivad, et siis püüame kuidagi teie meelt lahutada. Nii, saab nagu köhinud oma ajad puhtaks, aga vast kostub. Et minu poolt ka tervitusi ja me vaheldame siin, anname vahepeal sõna Meelile endale, et kunstniku enda autoripositsiooni meile ikkagi selgeks teha ja siis küsime teiste käest, kuidas nad suhestuvad Meeli loominguga ja kuidas nad mõned kommentaarid kuidas nad jagavad oma suhestumisi. Ja võib-olla päris alguses on selline ettepanek, et Meeli on ju lõppkokkuvõttes 84. aastast kunstipildis olemas või ütleme siis 85. kiri sai sinna teletorni ja kõik need aktiivsused järjest need asutustele vitraažid ja siis väga kuulus 91. aasta multimeediaprojekt Pirita. Näituste väljaku esimesest. See on märkiline selles mõttes, seda just lammutatakse, aga seal oli 3 väikest paviljoni, minul oli esimene paviljon, nii et esimene osa olid vitraažid tagantvalgustusega, teine osa olid liikuva laservalgusega skulptuurid, no küllap need ka lammutatakse. Et selles mõttes on märgiline hetk ja see oli just 91, nii et siis, kui Eesti sai vabaks ja nüüd me tähistame 35. Kas oli sul siis, kui oli juba vabaks saanud? Jah, sest see oli ju august 20 ja minul oli oktoobri algus, kuskil 6 või 7, ilus soe ilm oli. Ja Meeli ütles ka, et ta on keldrist leidnud mingid need VHS-id. Ja garaažist leidsin VHS-id, kogu näitus on salvestatud. Nüüd leidsin üles 35 aastat hiljem. Ja see on huvitav muidugi, et see 91. aasta näitus oli enne, kui Eestis hakkasid pihta need Sorose aasta näitused, mis nagu transportisid meile just seda uusi meediaid
minu meelest esimene Soorose aastanäitus oli 93, 94, 95 ja siis 96 oli 4. ja viimane. Nüüd ma tegelikult tahaks teada esialgu Tea käest ja Sveta käest, et millal oli teie esimene kohtumine Meeli mingi näituse teosega, millised olid teie esimesed emotsioonid või kuidas te vastu võtsite Meeli töid, millisena, mis muljed, ostikud? Ma siis vastan kõigepealt tedega kõigile. Et minu arust küllap ma olin näinud ja kohtunud Meeliga ka varem, aga minu jaoks algas see teekond siiski taaskohtumisega Lilleorus, kui ehitati templit seal ja templisse arvati, et võiksid olla akendel ja uste klaasidel vitraažid. Ja kes on meil kõige ägedam vitraažikunstnik, loomulikult Meeli. Ja siis Meeli hakkas seal tööle selle teemaga, mis seal oli vesi, õhk, maa, tuli. Alguses pidi, et Ain Padrikul oli see mõeldud väga innovaatiline see tempel, võib-olla te olete paljud käinud seal, ümber on lillekujund ja oli mõeldud 3D prinditud ja kõik masinad olid olemas ja valge 3D prinditud täiesti kosmiline tempel, selline Eesti teab, mis usundiga seal tegu on versioon, aga siis hakkas see kokkuhoid ja teisest küljest siis ka selle traditsioonilise usundi nagu survestamine ja siis sellest modernsest 8, ta oleks peaaegu õhuline olnud, nii et see 3D prinditud valge tempel, ta oleks nagu õhusõlju olnud. Neid läks väiksemaks lõpuks ja siis 2 klaasust ja 2 pikka akent, nii et üks klaasuks oli hall, tuli oli siis selle Ingvar Villitoo arvates, või nende uskumuste, nende värvide järgi hall, tuli hall ja teine oli kollane, õhkkollane ja siis oli vesi punane, nagu lillakas punane, kuhu tuli maast laeni ja teine oli see oli maavalge, jah. Ja selle maavalgega oli huvitav see, et ma mõtlesin, et mis see valge varjuvärv on ja siis ma näitasin mulle, ma tegin sadu kavandeid ja Tea ütles, võta see helelilla ja ma mõtlesin, et helelilla on just mu lemmikvärv. Selle templiga oli veel väga huvitav, me seal ikka väga palju neid kavandeid valisime, tegime ja Tea tegi seda sisearhitektuuri osa ja siis Tea ütles, et nüüd sa oled osa masinast. Me kõik seal koos kannatasime neid, ikka tegime väga palju variante. Ja see joon, mida Meeli kasutas seal, see oli hästi nüansirikas ja hästi õrn ja huvitav nagu teistmoodi kui see, mis siin praegu on. Ja see oli voolujoonele, siin on mul kõik teravate joontega. Isegi Postimehe üks kommentaator märkis ära, et teravad jooned ja kõik nii. Aga seal oli just selline looduse voolamine, kõik on voolujoonelised. Nii et see projekt sai tehtud ja siis tuli see järgmise teega. Teletoomisega. Nii et see ekskurs on minu jaoks väga põnev olnud, et üks kunstnik teeb ja toimutab ja mina saan olla kõrval ja seda aidata ja nagu jälgida. Aga ma tahtsin just Tea puhul öelda seda, et see on nagu huvitav, et nagu võib-olla see tajuväli, kuidas ta töötab ja läbi tunnetab neid ruumiprojekte, et me tegime ka teletorni näiteks ikka kümneid ja kümneid kavandeid ja lõpuks veel juhtus nii, et öeldi, et vaat need klaasteerullid okastraadiga, mis sinna pidid tulema, et ei, et kõik jääb ära ja siis ma vaatasin seal neid saabuvaid laevu merelt ja mõtlesin, et nüüd on aeg hakata valget laeva ootama, mille tagajärjel pärast sündis ka Austraalia filmitegija film Valge laev. Et tuleb vahel niimoodi hoobilt ümber
rivistuda ja Tea on selle maailmameister, et kohe uus projekt siia, paneme selle ja mõõdame ja kuidas see voodi tuleb, see, mis mul enne maa-aluses tunnelis oli, see me tegime uue voodi loomulikult sinna ja siis tuli jälle seda projekti kõik ümber teha selleks, et kohalikule meisterkonnale meeldida, et kuidas ei oleks kuidagi ohtlik külastajale, sest seal käib tõesti kruiisilaevadega need külaliste horde meeletult. Antaks järg mulle. Jah. Alustame võib-olla sellest, et Meeli, mulle tundub ikkagi tutvus enne minuga, enne kui mina tutvusin Meeli ja Meeli töödega, et mäletatavasti eelmisel aastal siis oli Reet Varblasele, kes oli pikaaegne Sirbi kunstitoimetaja ja kriitik, temale pühendatud näitus, sest et ta kahjuks lahkus meie seast raske haiguse tulemusena ja siis tema tütar, kes tegi selle näituse, kureeris seda näitust, siis ta kutsus mind üheks kunstnikuks sinna ja selle lõpetuseks, üks finissaažiks me tegime performance'i, kus me siis teiste naistega, kunstnikega, näiteks Laura Põldvere laulis, hääletas, läksime ja istutusime Reet Varblase mälestuseks Tamme. Ja siis Meeli tuli ja Meeli on selline väga, Meelit on võimatu mitte märgata, selles mõttes, et ta on lihtsalt nii erk ja särav ja mis on just väga äge, mulle väga meeldivad ekspressiivsed inimesed, kes julgevad olla sellised, nagu nad on. Ja Meeli siis tutvus minuga ja seeläbi kuidagi me sotsiaalmeedias siis hakkasime teineteist ka rohkem märkama ja teineteise tegemisi ja üks asi võib-olla, mis mul Meeli tööde juures alati on kuidagi pärast seda eriti silma jäänud, on see, et ta teeb alati performanceid, et alati, kui on näituse avamine või näituse kõige lõpetamine või selle kestel, et sulle meeldib ikkagi alati teha need asjad kuidagi selliseks performatiivseks, mis mulle kui koreograafina ka alati huvitavad, kui sa kaasad erinevaid inimesi, siis ta on rohkem nagu selline lavastuslik, eks ju, et ja nagu ma ütlesin, mulle väga meeldib ikkagi see meediumi ülesus, et jah, et ühelt poolt sinu enda isiksus on väga kütkestav minu arvates, et mina tunnen, et tegelikult kui kunsti teeb inimene, kes on ise ka väga, kuidas ma ütlen, mõtteliselt kütkestav, välimalt kütkestav, see annab nagu tegelikult juurde, et see intrigeerib. Ja mulle tundub, et sinu need erinevad meediumid, millest siis nagu me siin oleme akvarellmaalide keskel, eks ju, aga sul on täpselt nagu väga erinevad väljundid, et mulle tundub, et see on nagu äge. Mulle meeldivad kunstnikud, kes ei jää ühe meediumi piiresse. Aga võib-olla mis on nagu selline nagu veider, võib-olla ma küsiks sinu käest ka nagu Meeli, et kas sa ise tunned, et näiteks kunstis ja kunsti kuidagi, mõtleme selle institutsioonina, et sa oled kuidagi nagu, et kas sind seal nagu märgatakse piisavalt või kirjutatakse piisavalt su tööd, sest ma vahepeal nagu otsin ja mõtlen, et ma tahaks ka võib-olla su töödes rohkem lugeda, aga nagu ma ei leia seda nii välja, et mis asi see nagu on, et... No vot, ütleme nii, et kui ma Kunstiakadeemia lõpetasin ja tegin oma esimese selle maailmakuulsa näituse seal näituste väljakul, siis oli, kuidas me ütleme, see Eesti kunstiväli ja kirjutamise väli täiesti avatud. Aga nüüd praegu näiteks isegi, et ma saan aru mingisugune ajaleht Sirp, need on mingid täiesti suretud organisatsioonid, kuhu kunstist nagu keegi ei kirjuta, aga samas Ameerikas on minust juhtuvates kunstiajakirjades kirjutatud ju 97. aastast peale, et enda kiituseks ma võin öelda, et kui ma nagu kohver käes New Yorki läksin 96, siis järgmisel päeval New Yorki tippgalerii tegi maalinäituse lepingu ja see oli suur rahvusvaheline grupinäitus ja siis kirjutas Manhattan Arts, mind valiti sealt välja Ameerika juhtiv kriitik, kes on ka kunstnik, kirjutas minust A4 artikli, mis oli nagu väga suur asi ja siis Ameerika maailmakuulus maailma juhtiv vitraažiajakiri kirjutas kohe 6 lehel intervjuu minuga nendest, mis ma olin Eestisse teinud pankadele, erahoonetele, Riigikohtule, neid vitraaže, aga
miks ei ole ka väga palju Eesti meedias võib-olla see, et ma olen ikkagi olnud keskendunud monumentaalkunstile ja põhiliselt nüüd viimased 30 aastat ka väljaspool on minu kõik need saavutused. Seda võib nüüd Reet Varblase kiituseks öelda, et tegelikult Reet Varblane kirjutas väga palju minust. Need on juba nagu vajunud võib-olla sinna põhja, sest kui oli näiteks kultuurieri, siis Reet Varblane kirjutas kultuurierist minust juhtiva loo Klaas on tugevam kui metall, et nagu skulptorina, sest minu maailmakuulus skulptuur, mis on Soomes ja võitnud ülemaailmse ajakirja Coda Magazine publikupreemia, mis on korduvalt maailma tipp kunst pluss valgus hulka valitud, tippteoste hulka valitud, et jah, et need kirjutamised ongi rohkem väljaspool ja mitte kõik online ajakirjades, aga pabermeedias on väga palju. Aga Eestis, kui sa ütled ka seda kirjutamist ja seda, siis sellest me oleme Kaire Nurkaga rääkinud, et Eesti kõik see kirjutamine ja Eesti kogu, ma ei taha öelda, et mitmendasse sajandisse Eesti kunsti see niisugune tajuväli või ütleme see lahterdamine, maalikunst, skulptuur, avalik ruum, mis on tegelikult Ameerikas ja kes on oma kunstitaju ja väljadega jõudnud ikka hoopis teistele tasanditele, et ma ütlen, et kui ma Ameerikas, mul on tipptellimused ja ajakirjades väljaanded, siis Eestis on see ikkagi juba alates toimetajatest on see kõik väga konservatiivne, lahterdunud, et tegelikult kui Eestis ma ei tahtnud ei teletornis teha ega tegelikult mõtlesin, ma ei tee Eestis enam ühtegi näitust, et see on nagu tule tallamine või raiskamine, rääkimata sellest, et Eestis ei ole ju kunstiturgu, et keegi ostaks neid töid. Aga lihtsalt nii on läinud, et siin on selline tore galerist ja Arnold Toko ja nii ta läks, aga Kaire Nurk kirjutas ajakirjas Kunst minu eelmise aasta teletorni näituses ja nüüd ilmus Postimehes ka väga palju kära tekitanud minu miljoniga müüdavatest töödest väga tore artikkel, nii et ei saa öelda, et ei ole. Võiks rohkem olla? No kindlasti võiks rohkem olla, jah. Aga nagu ma ütlesin, et ega Eesti on, mulle tundub kahjuks, et isegi 35 aastaga võrreldud, kui 35 aastat tagasi mul oli tõesti maailma läbimurdeline näitus, millest oli mul ka konverents Kumus, kui 30 aastat täitus, see oli koroona ajal ja siis mind esitati isegi Kristjan Raua preemia nominendiks, et ei ole sugugi pahasti, ma küll ei saanud seda, aga see on suur asi. Et tegelikult, ütleme nii, et Eestis ikkagi ei ole seda interdistsiplinaarset, mida sina minu puhul nagu tõid esile, seda kunsti, ega seda ikka ei tajuta ega mõisteta. Kaire Nurk on võib-olla meil siin ja sina ja Tea on siin niisugused erandid, et eks ta ikka on jäänud sinna, ma ütleks, sotsialistliku realismi kuhugile ääremaadele. Kaire Nurk annab siin välja just abstraktse kunsti kataloogi ja Eesti tipp abstraktsionistist. Ja see on hea näide, et ütleb, et siin ei ole isegi abstraktse kunsti ajalugu. Kui ma New Yorgis tegin oma selle näituse ja mul valiti sinna tippgalerisse töösse, ma võin rahulikult öelda, et New Yorgis ei ole siia maani peale minu keegi läbi löönud Eesti kunstnikest. Ei osad on seal käinud värvimas, ma olen kuulnud kuskil neid seinu. Aga kaugemal ei ole jõudnud, et tegelikult nagu Ameerikaski ütlesid, et see on ikkagi väga suur saavutus või mingi taseme näitaja, et sa saad tippajakirjades endast neid revüüsid. Ikka tippajakirjades ja tippkirjutajate, aga mitte, et see kõlaks ülbelt, aga ma ei ole nagu juba 30 aastat Eestiga kui turuga arvestanud selles mõttes, et esiteks on üks see vaimne, see kunstivälja mahajäänus, teine asi on puhtmateriaalne, et ega kunstiga ikka ma Eestis varem ma teenisin küll pangavitraažidega väga palju, aga nüüd, kus on kõik institutsioonid, kõik on nagu mulle tundub, et kõik on niisugune suletud uste ja korporatiivne selline, et selleks, et mingit tööd saada, sa pead nii tohutult vaeva nägema ja siis ikkagi sulle ei maksta nii palju, kui see sinu töö vääriks. Et see on nagu, minu jaoks on see väga konkreetne probleem ja ma olen nagu väga realistlikult sellepärast väljaspool Eestit tööd teinud. Tõenäoliselt, ma arvan, oli tegelikult täitsa loogiline, et kohe orienteeruda välismaisele turule. Et ma ise ma olen väga pikalt olnud, nüüd mul doktoripalk olla, aga nagu
kunstiväljal vabakutseline ja no need summad, mille eest sa ikkagi siin tööd teed, see on naeruväärne. Ja no sellega kunstnik ennast ära ei elatava isegi parima tahtmise puhul, sest no miks ma hakkasin peale Kunstiakadeemiat kohe, mis ma läksin klaasi õppima Eestis ka, sest enne ma olin maali õppinud lastekunstikoolis 4 aastat Tartus ja siis Silve Jõgeveri erastuudios, miks ma selle vestlusega pühendasin siin Silve Jõgeverile ja Reet Varblasele, et need, kes on mind nagu võib-olla innustanud ja toetanud Eesti kunstis kõige rohkem. Et mul oli Kunstiakadeemiasse astutes juba nii tugev maalitase, mulle öeldi kohe, et nagu te olete valmis maalikunstnik, mitte et ennast kiita, et minge ikka maaliosakonda, aga isa, kes mul töötas Eesti juhtivas Eesti ehitusfirmas, maaehitusprojektis, trustis, ütles, et ikka õpi mingit seda praktilisemat ala ka, sest tema nägi, kuidas nendele suurtele hoonetele üle Eesti tehti monumentaaltöid ja sellega kunstnikud tõesti nõukogude ajal ka elatasid ära ikkagi ühe monumentaaltööga, kas see oli siis grafiitomaal, suur seinamaal, vitraaž, sa võid omale rahulikult osta auto või mitu autot või maja, et tegelikult see proportsioon oli sellel ajal võib-olla heas mõttes sama hinnaklass, mis on Ameerikas praegu. Et ikkagi suured monumentaaltööd on ikkagi mitmed miljonid, 10 miljonid lennujaama suured tellimused. Et ma olen ka Eestisse kavandanud palju näiteks lennujaama väga innovatiivse klaasvalgustöö, mida on ajakirjades ka projektina ära tehtud. Aga siis, kui jõuab maksmiseni, siis on jõudnud kahjuks, kas see on see varakapitalismi kõige küünilisem faas, kus kunsti eest umbes üleüldse ei taheta maksta. Et seda on väga kurb vaadata ja mul oli nagu see 40 aastat tagasi selge, et nii pea siin seda ei tule, aga siis vahepeal oli kuidagi see ülemineku aeg, kui Eesti Vabariik tuli, oli see aeg, kuidagi need panga uksed olid lahti ja tellijad ja siis ma kuidagi neid tellijaid oskasin leida, ma sain isegi sildi Eestis pangakunstnik omale väga auväärse, sest kadedus läks nii suur, mina ei teadnud seda, et teised ei tee, aga pärast tuli välja, et teised nii palju ei teinud ja et vatku sahmitseja. Kuidagi on see mingi sotsialistlik või kommunistlik mõtlemine, mingi pärand on jäänud kahjuks kuskilt selline, et teisele või rohkem olla, teine või rohkem teenida, isegi kui ta töötab 10 korda või 100 korda rohkem. Et eks see niisugune sotsialismi taak, seda me näeme siin kõik siiamaani, et sellest nagu ei vabane. No olgu, see on raha rahaks, aga me oleme siin täna ikkagi ühel no selles mõttes, et ma tahaks tegelikult su käest küsida seda, et kust algab sinu jaoks näitus ja siis mingi hetkel ma oleks värvitüürmine edasi. Aga mul lihtsalt tundub, et kui ma nagu mõtlen seda eelmiste näituste peale, ikkagi uus näitus võrdub ja alati kuidagi nagu eelmised. Et see käib, see on niisugune nagu pärlikeel ja see on nagu järgmine pärlikene seal selles kees, mis ripub kuidagi, et kuidas sa ise nagu suhestud, et selles mõttes, et kust algab sinu jaoks näitus või kust algas näiteks see näitus? Ja kuidas sul tekkis see idee, et nüüd ma tahan, et maali tuleks? Otseselt, nagu sa ütlesid ka, on natukene selle teletorni näituse jätk, sest need valged laevad, selle ühe valge laeva, mis ma tõin sinna teletornis ma elasin, enamus on käinud seal mu teletorni näitusel Baldachin voodis ja ootasin valget laeva ja sellest valge laeva ootamisest, see oli muidugi kahjuks selle minu isikliku sõjahirmuga, mida võib-olla on ka teistel seotud, tekkis seal teletornis ka see mõte, et ma maalin neid silmapiire ja selles kuldses kuldrannake kohtub kuldväravaga ülemine maal on maalitud teletornis, kus ma olin siis 8,5 kuud seal Baldachin voodis, vahel ka tegin etendustes kaasa seal oma Baldachin voodis tantsu- ja muusikaetendustes ja see on maalitud seal ja nüüd need teised need on kõige uuemad, kõik viimase 2 aasta jooksul tehtud, et need on nüüd teistes riikides, aga ka Eestis, Soomes, Ameerikas, kus ma viimati olin San Franciscos, kus ma kõige rohkem töötan ja Lissabonis ma maalisin ookeanide, merede ja järvede silmapiire ja vaat see sari, mis siin on see kuldrannake kohtub kuldväravaga, sai inspiratsiooni Eestis, kus Vene piir on kilomeeter Mehhikoormas ja ma vaatasin, ma olin seal residentuuris paar päeva sõbra Toivo Aalia juures, kes enne oli Lilleorus
ja oma uue abikaasaga nad ehitasid sinna väikese sellise residentuuri ja siis ma vaatlesin neid järvepiire ja mõõtsin neid energeetikaid ja seal ma nägin need kõrkjad, mis olid ja need moodustasid nagu kuldse värava ja kuna mul varem on tehtud üks video Kuldne värav ja Ida-Virumaale ka üks monumentaalobjekt, kus on põranda klaasi all on videod, siis on LED-jooned, mis mängivad kokku videoga ja klaasi all projekteeritud videod ja siis on 3,5 meetrised klaasmaalid aatriumis, kus on ka tagant projekteeritud video ja siis on koridorides on klaasmaalid ja kõik need klaasmaalid on tehtud minu maalide baasil edasi arendatud digitaalselt. Ja ühesõnaga need maailmatuurid, mida siin nüüd näha võib, neid ma olen erinevates riikides teinud, aga see Kuldrannake kohtub Kuldväravaga on konkreetne inspiratsioon Lämmijärvest. Mulle tundus see Kuldne värav, et see on ühesõnaga nagu lootus ja teisest küljest on võib-olla ka seal see hirm, et mis seal piiri ääres toimub, kogu aeg need hõljub kõik tõusid aga tegelikult on just vastupidi seal piiri ääres kummaliselt jällegi rahulik, võib-olla siin Tallinnas on inimesed hoopis rohkem närvilisemad ja siis nüüd siin need teised, mis on energiaväljade valgus seal taga, seal on niisugune punane joon, need on osaliselt Tallinnas ja on ka teistes riikides, aga vaat see päikseloojangu joon punane, see on nüüd niisugune roosakas punane, minu lemmik punane, see on seal nagu niisugune märgiline joon, mis on vahel õhtul, kui mul on üks Tallinna ateljee Kadriorus, siis seal ma näen niisugust punast joont. Ja tegelikult on seal ka niisugused kõrrelised, et see võib-olla minu selle käekirjaga, mida ma nüüd 63 aastat olen treeninud, kõigepealt isa käe all, hiljem lastekunstikooli, see Silvia Jõgeveri käe all ja pärast siis Tallinnas Kunstiakadeemias. Ja siin on mets kasvab merest ja Sveta taga, pärast te saate näituse tuuri teha, vaadata, seal kasvab peale metsa ka, hiljuti mul olid just Setumaalt 2 külalist, kes nägid seal ka seda Golden Gate'i väravat, kuldset väravat, see on see silla nimi San Franciscos. Üks ütles, et nemad olid käinud Tšabi al-Gubar just seal ja ütles, et tema näeb seal mets kasvab merest ka selle nagu peegeldus, selle San Francisco kuldse värava peegeldust, et nad nagu sulanduvad, need eri silmapiirid, ookeanid ja mered sulanduvad kokku, aga see mets kasvab merest tegelikult nimi tuli minu ema ideest, kui ema kolis Tallinna ja meil oli Diskres merevaatega ateljee Ridamaja ja siis tema oli teisel korrusel seal ja folklorist nagu ikka ütleb, et ja tore merevaade, aga miks ei ole metsa mere ees, et eestlastel peab mets olema see, kuhu varjuda ja nüüd seoses selle inimeste sõjahirmuga ja siis ma mõtlesin, et jälle see mets kasvab nagu vaimselt sealt merest, et need on nüüd erinevad metamorfoosid, küll nad on linnad ja küll linnud, küll nad on sillad, mida inimesed seal näevad, et abstraktne kunst on selline, et igaüks võib seda mõtestada nii, kuidas Saadud suured akvarellid on sellised, kuna need ka jooned ikkagi, teravus, et minu jaoks ikkagi meenutab rohkem midagi ikkagi nagu plahvatuslikku ja natuke nagu sellist nagu jällegi tähelepanu otsivad, et need on jah sellisemad natukene sunnimad. Jaa, just mahedamad ütleme niimoodi. Aga ma korra nagu küsin, et sa ütlesid, et energeetikat mõõtmas. Mind väga huvitav, kuidas energeetikat mõõta? Vot meil on siin energiaväljade ekspert ja oskaks isegi vaataja. Üks paneb oma tundlad üles. No teab täpselt, et kuidas et võib-olla ma räägin ka, et mediteerima ja nii, aga tegelikult me just kohtusime kunstnik Kai Kaljoga, käisime kunstimuuseumis kunstituuri koos ja pärast rääkisime ka nendest energeetikatest ja Kai Kaljo ütles väga ilusasti, et kõik kunstnikud tajuvad väga hästi neid energiavälju, ükskõik kuidas me nimetame neid või võib-olla, et neil on need antennid
mul oli kunagi ka mingi maal artista antenna, et kunstnik on ta antenn, et tegelikult no kõik inimesed on antennid, kunstnikul on see lihtsalt töö, et ta peab antennina vastu võtma ja siis seda väljendama, ükskõik mis vormis ta seda teeb, kas siis tantsus, kirjanduses, muusikas, kunstis, et ta on nagu see vahendaja nende energiate vahel, mis seal on, ükskõik kuidas sa seda nimetad. Aga vaat see suur sari, need akrüülid, need olid tõesti alguses akvarellid, need on printitud lõuendi peale suurendatud ja pärast ma tegin sinna akrüülid. Ja see on nüüd tegelikult selle võib-olla näituse nagu peateema, kuninglik visiit Kuldse Kose juurde. See pealkiri oli mul aastal 2019 juba, kui ma tegin esimesed väiksed maalid kuninglik visiit Kuldse Kose juurde. See on võib-olla selle sama stiili järg, mis on see Habemus Papa. Aga tegelikult see Kuldse Kose mõte tuli Ameerikast, sest minu koostööpartner, kes tahtis vanaduspõlveks rahulikuma kohta, siis ta San Franciscost ehitas nüüd maja, kolis ära, ehitas maja Merced linna ja mis on gateway to Yosemite National Park. Et nagu see värav sinna Yosemite rahvusparki ja seal on 10 koske. Ja siis ma mõtlesin, et tema majale, et ma teen kingituseks mõned maalid, klaasmaalid, 10 koske ja mulle hakkas see mõte nagu väga meeldima. Ja siis ma vaatasin videosid ja nende koskede juurde ma ei jõudnudki veel, nüüd ma lähen tagasi nendele koskedele külla. Ja siis me rääkisime telefonidel üks päev Pilliga ja ma ütlesin, et nüüd mul juba need Kuldsed Kosed sari on valmis, ta ütles, et oi, ma tulen nendele ise järgi, et võib-olla jõuab või siis saadan Ameerikasse, et tegelikult on nende kuldsetega kostegeda see, et ta ütles, see ei ole kuldne kosk, see on tulekosk. Et seal on üks kosk nendest 10, mille nimi on nagu Hoosdale, hobuse saba ja veebruaris 3 päeva päike paistab mingi nurga all selle kose peale ja siis ta on tulekosk. Et tegelikult see, aga minul oli see mõte sellest kuninglik visiit Kuldse Kose juurde see, et ma kogu aeg kujutasin ette jälle neid kuninglikke visiiti, visatakse roosilehti ja kulda ja karta nende teedele ja maailm ootab jälle muutust, et jälle tuleb mingi uus võim, kas siis paavst või presidendid, jälle midagi juhtub ja et see on nii märgiline, see kuninglik visiit. Ja siis ma tegin nende koskede arendusi siin, aga muidugi seal on ja, nagu sa ütlesid, plahvatusi, sest seal ongi see maailmavalu ja energeetika, hirm ja lootus koos. Jah, ma tunnen, kui ma kuulen siin selline ikkagi see, mis maailmas toimub, geopoliitiliselt, sotsiaalpoliitiliselt on ikkagi oluline, et pealt vaadates justkui tundub, et kohati võib mõjuda nagu popkunst vaata, ka võib-olla natuke nagu ka hoolediskursus, ma ütleks, et natuke, ma just mõtlesin, et ma ei ole Kristi Kongi näitust Kumus käinud vaatamas, aga tegelikult ma arvan, et vabalt nagu Kumus võiks ka sinu selline mastaapne näitus olla tegelikult nagu värvide poolest, et sa töötad ikkagi väga sellise ekspressiivsusega. Aga ma tahaks siis su käest küsida, et kuna geopoliitika on vähemalt tõukub osa sellest tööst, et seal, mis maailmas toimub, et kas sellel kunstil on su jaoks ikkagi mingisugune rehabiliteeriv või siis selline maailma muutev funktsioon, et kas kunstiga on võimalik kuidagi maailma muuta siis? Ja vaat selle sama näituse tutvustuses ma ütlesin ka, et ma nagu, mis on õudselt kurb, kui ma juba Teletorni näitust tegin, et ma ei saa muud teha, kui olen seal Baldachin voodis nagu Godot oodates. Ja kui ma nägin seal neid laevu silmapiiril, siis mul tuli meelde see vanaema naaber, minu vana-vanaisa oli Ellavere Karjamõisa rentnik ja tema naaber oli prohvet Maltsvet, kes elas natukene varem, oli varem sündinud, aga kutsus inimesed Lasnamäe Nõlvale valget laeva ootama, et nad saaks paremale maale ja siis ma mõtlesin, et see aeg on nüüd jälle käes. Inimesed kõik kolivad ära, neil on hirm ja mul on ka siin sellele Pojeng kohtub Sireliga Kuldsete tornide väljakult pühendatud maal, mida ma alustasin siis, kui 2022 sõda algas. Ja ma mõtlesin nende kodusümbolite peale, et inimesed lähevad vabatahtlikud, küüditatakse, mis iganes, kodud hävivad, vahel tulevad tagasi ja Sirel ja Pojeng on võib-olla need, mis on säilid ja Teletornis oli huvitav, see maal oli väljas ja mul käis seal ka minu pinginaabri
sõbranna, kes ütles, vaat minul on 100-aastane pojeng ja näitas pilti ja Sireleid ka, kui ma käisin oma vana-isa Karjamõisa vaatamas, siis seal oli väga ilusasti kõik üles ehitatud uute omanike poolt ja seal uus omanik, kes oli endise EPA professor, taimeteadlane ja ta näitas puid, mis ta arvas, et on sellest ajast, et võib-olla see niisugune ajalooline link, poeetiline, aga mis puudutab seda niisugust sotsiaalset tunnetust ja maailmapoliitikat, siis ma tegelikult vaatan iga päev rahvusvahelisi kanaleid ja uudiseid, et paratamatult on see, et ma oma lapse huvides ütlesin küll nii, et kes elavad nüüd Lissabonis oma vanematega, minu poeg ja perega, et ärge tagasi tulge, et minul isiklikult on see ebakindlus. Inimestel on väga erinevad need tunnetused, aga jah, ja need, kuhu ma nüüd oma uusi stuudioid olen ka rajanud, San Francisco ja Lissabon ja Soomes ma olen üle 30 aasta olnud ja tegutsenud, kuna mul on seal need tootmisbaasid ja Ameerikas on tootmisbaasid ja Saksamaal, sest monumentaaltööde jaoks on mul, kui kõik küsivad, et kus su stuudio on, siis ma ütlesin, et need suured tehased, Saint-Gobain, Soomes Glaston, siis valgusfirmad, et ma võtan nagu iga projekti jaoks erinevad tehased, vahel on ka samad tehased, et stuudio, jah, Soomes Helsingis oli ka 30 aastat oli üks stuudio, kes tegi mulle väiksemaid sulatustöid ja teostas ka suuri vitraaže ja tellis Ameerikast, aga nüüd see firma läks pensionile. Et nüüd ongi see, et peab vaatama, kus see majamuuseum on, kuhu neid suuri töid koguda, mis on kogunenud aja jooksul. Kas vahepeal äkki teised tahavad midagi sekka, et ma olen kaaperdanud? See on väga huvitav jälgida. Et meil on tegelikult ammendamatu, et kui teda ennast lasta rääkima, siis neid seoseid tuleb lõputult ja sa oled nagu selline, kuidas seda öeldakse, polüklott, aga kunstivallas, eks ole. Ja võib-olla ma enda poolt ka meenutan seda, kuidas mina esimest korda meilitöödega kohtusin. See oli tegelikult väga kummalisel kombel aastal 2019 alles, aga teed ja kujunemisviisid või tegutsemisvaldkonnad on erinevad olnud. Aga see kohtumine oli Tartus siis Füüsikumi galeriis ja Meeli näitus oli seal pealkirjaga Enigma kohtab Dantet, lõpmatuse peegelristel. Just. Et selles mõttes see kohtumine kohtumine on ka kuidagi märgiline sõna meil või termin ja see oli huvitav, kui sa tulid Tartusse siis näitusega pärast neid paljusid projekte ja tohutut ristorienteerumist ja sidemeid ja kogemusi välismaal ja tuled sellesse, aga samas meil tuli seal jälle oma kunagise ülikooliaegse füüsiku Jaak Ikase juurde, kes tegelikult oli tal üks neid, kes neid valgus. Ja, see oli Jaak Ikase galerii, aga enne seda. Mina kohtusin sinuga 2019 alles seal. Jaa, aga enne seda oli näitus seal vahetult seal Tampere majas ja Tampere majas oli Kaire ka, me tegime paneeldiskussiooni. Ei, enne, sest see oli, meil oli Sonta 100 konverents, mul on siin tunnistajad, kus ma esinesin ja siis ma mõtlesin seda Tampere maja maalinäitus, et ajastada selle Sonta 100 konverentsiga, kus ma esinesin. Ja siis, kuna ma eelnevalt olin võitnud üle-euroopalisi Light in the City Nordic Light konkursse, mille eesmärk oli teha linnadesse professionaalsetel kunstnikel valgusteoseid. Ja siis ma olin ka Tartusse juba eelnevalt teinud ühe Janu teadmiste järele 15 meetrit pika ja 5 meetrit kõrge valgusskulptuuri, mis kuidagi ei tahtnud kesklinna ikka. Ja see oli nende konkurside. Valgusfestivali ajal? Ei. See oli juba enne seda ma hakkasin tegema. Ja sest tegelikult oli nii, et see tellimuse ma sain Eesti moodi tellimus. Tee töö valmis ja maksta peale. Et Tartu linnavalitsuse esindajad olid tegelikult seal Nordic Light esimesel konverentsil, mis oli Hasseltis, teine oli Tartus ja kolmas oli Eskilstunas, kus ma olin juba kutsutud peaesineja.
ja siis oli nii, et nemad tahtsid kesklinna mingit märgilist teost, linnakujundusosakonna teostajad. Pärast muidugi tuli välja, et nad tahtsid, ma ei mäleta, kas 5000 eurost valguskraani, aga minu eelarve oli seal, ma ei mäleta. Vist 700 000 kõigest ei olnud väga kallis klaas ja metall avatud raamat, mis oli Janu teadmiste järele, Ristiisa on ka olemas selle pealkirjal. Aga see on näide Eesti sellest tasemest nii-öelda. Jaa, aga see oli huvitav selles mõttes, et mulle tundub tagantjärele, et see kohtumine oli seal hästi mitmeplaaniline kohtumine oma kunagise Tartu kunsti kunagiste sealsete kogemustega ja mälestustega ja siis kohtumine Jakikasega ja kohtumine Tartu publikuga ja samas sa lavastasid seda siis Tartus oleva koera Tantega ja Pariisis elukaaslaseks olnud Kakadu Enigmaga. Ühesõnaga minu San Francisco koostööpartneri eks-abikaasa Kakaduuga, sest ma seal nende majas olin, kui ma olin UNESCO konverentsidel. Et siin tuleb hästi palju metafoore, aga ma tahan tegelikult, ega meil palju aega ei ole ja ma tahaksin tegelikult teise poole nüüd olla selline poliitiline rohkem. Et see kohtumine iseenesest, sul on järjest nagu olnud sellised kohtumise näitused ja see on huvitav just sellel foonil, et on need tõrked siin Eesti kunstimaailmaga taas kohtuda. No jaa, see on rohkem nagu selline vana daami külas käinud, mis siis oli, kui ma veel noor olin, kuidas nüüd kõik on. Kuidas ma nüüd tulen tagasi, eks ole. Ja mõni tahab ikka panna vikatit peale, et ära sa siia oma nagu näita. Aga võtta, et kui sa siis nagu kolmkud, see on huvitav, kuidas Neilil ka tõepoolest ühest näitusest teise tulevad need, eelmisest näitusest sünnivad need ideed, mida järgmises näituses siis mis tulevad realiseerimisele. Et kas see maa-alune kaevanduse näitus oli 2014, jah? Oli 2014. Et see oli selline nagu, et ma nüüd kaardistan nagu nelja erinevat suhestumist ühiskonnaga. Et see kaevandusmuuseumis näitus oli nagu selline põgenemine või protest, kuhu asetab ühiskond kunstniku. Et see on kuskile äärealadele, siis on huvitav, kuidas Meeli selle hästi väljakutsuvalt ja jõuliselt ja emotsionaalselt võimendatult siis selle lavastas selle, et kunstnik on nagu tõepoolest maa alla vajutatud aga samas oli see ka peitupikku kogemine. Ja siis järgnes sellele näitus 2020 Vabaduse galeriis siis maa peal, kõigepealt maa all, siis maa peal. Et see Vabaduse galeriis oli just nimelt keskväljakul, kus Meeli siis mitte põgenes selle ühiskonna eest, vaid asus kritiseerima seda ühiskonda ja just nagu võimu teerull, mis oli nagu selline läbipaistev klaasist ja mis peegeldus või rullus veel läbi Vabaduse galerii aknaga sellele võimuväljakule. Et see oli siis kriitika võimu suhtes ja sealt tuleb nagu mida Reet Varblane välja tõi just, et klaasiga seotud metafoor, kuivõrd meie ühiskond on siis läbipaistev. Et see oli ka hästi paljude selliste ogadega või torgetega ühiskonna pihta. Ja siis, kui järgnes nüüd see teletorni näitus 25, siis seal mulle tundub, et Meeli kritiseeris seda tavainimest, tavakodanikku, kes arvab, et temast midagi ei sõltu ja kes ootab mingit lunastust või pääsemist passiivselt. Nagu see Godot ootamine, mulle tundus, et ma olen nagu see, kes Godot ootas. Aga samas ta võttis selle väga, lavastas selle kunstniku positsiooni just hästi aktiivsena, mitte sellise passiivsena, nagu ta sinna kaevandusse põgenedes täitis või esitas.
et nagu sa ise ütlesid, et sa olid nagu missionäär, kes siis seda rahu ja valguse ideed jagasid. Aga mis meie ühist head sõpra Reet Varblast ühendab, tema mõtestas selle Vabaduse galerii näituse, sest tegelikult see on ju nii väike ruum, seal esimene tagumine ruum. Väga tihtilt oli see Reet Varblase mõtestus, mis ta kirjutas ka Sirbi artiklis ja seal avamisel rääkis, et sul on see paremini meeles. Seal oli nii, et esimene ja teine ruum oli, kus olid 2 baldahinvoodid ja maast laeni see tunnelvad, kus oli see tantsuetendus ka, mis me eksprompt tegime seal ühe lavastajaga ja ühe Induga koos tegime viimane puudutus. Aga kuidas ta neid 2 ruumi mõtestas, oli väga hea. Ta isegi aitas seda videot, mis mul oli selline klaassilm, suur 2-meetrine klaasist reljeef, kus siis mängis peal see video, klaasteerull, mis oli, ja teine video, akna peal klaasvideo võimendas seda ja siis nad peegeldusid seal sadades, rullusid üle selle kiriku suunas. No see kirik ei olnud mul küll tahtlik seal, see ei olnud küll usuteemaline mingi, aga lihtsalt nad rullusid lumevalguses seal väga ilusasti, need helelillad teerullid Vabaduse väljakule üle lume. Ja tegelikult Reet Varblane mõtestas väga huvitavalt selle, et ta ütles, et esimeses ruumis on kunstnik nagu selle võimuteerulli, et kõik, kuidas kunstnikud me kannatame siin selle võimumängude all ja oleme ohvrid, et nagu ohver, aga vaat seal kaevandustunnelis, seal ta tegelikult juhib vägesid ja tõmbab niite, et tegelikult ta nagu väga hästi mõtestas selle, mis ma olen kogu aeg tahtnud selle projektiga öelda, et see märter on tegelikult juba kontrollija. Et ta nagu selle väga hästi mõtestas, et tegelikult seal kaevandustunnelis see kunstnik juba nagu juhib vägesid või kontrollib. Ja see sai ka Eesti Kultuurikoja 5 auhinnalise aastateo hulka. Ma just naersin, et tegelikult see sai inspiratsiooni ühe Eesti poliitiku väljaütlemisest, et kõik, kes on Eestist ära läinud, on reeturid ja lodevuspagulased ja siis ma sain aru, et mina olen just lodevus- ja mugavuspagulane. Aga sellest saigi see idee alguse, sest algselt sinna kaevandustunnelisse pidi tulema see minu Reactive River, klaas ja valgus ja videojõgi, mis oli Euroopa Parlamendis, aga kuna seal olid ikkagi need üleujutused ja muud tehnilised probleemid, siis ta sinna kastidesse jäigi. Ja siis mul tuli lihtsalt see nägemus, seal olid väga ilusad müürid, sellised, mis meenutasid lossimüüre ja siis oli üks niisugune jõgi, mille ma tegin roosaks, valgustasin ja siis ütlesin, et ma kasvatan seal kuldkalu ja mida kõike veel ja siis olid mul projekteeritud videod ja kuidagi ja voodi ees olid need suured peeglid, mis olid Euroopa Parlamendist tulnud teiselt näitusel, et tegelikult mulle hakkas seal nagu väga see elamine meeldima ja nüüd just üks San Francisco juhtiv galerii, kellel oli hiigelekraan, tahtis seda videot endale eksponeerida. Et kui me tegelikult neid töid vaatame, kui me neid kaua vaatame ja ikkagi tõesti lähedalt vaatame, mis seal maalil toimub, kuidas seal järjest tulevad need kiired ja defineerimatust kohast tulevad. Mulle ikkagi meeldib see, või minu jaoks oli nagu laksuga avastus see, kui selgub, et meil on varjanud selle, kus kohast need kiired välja tulevad. Ja see lõputu kiirte esile tungimine, et see, me saame väga palju tähendusi sinna juurde luua, aga ta peaks tegelikult igat vaatajat laadima, et kuidas sa ise tundsid seda tehes, et kas sa laadisid ennast ka neid tehes? Ja tegelikult ongi, see on väga huvitav. Et kas sa maalides laadid? Jaa, absoluutselt, sest seda ju paljud ütlevad, me ei räägi sellest, et paljudele on teraapia maalimine, aga see on väga kummaline. Nagu sa hakkad maalima, nii sa ainult maalidki ja vaatad seda energiat, mis sul tuleb sealt, see energia on siin ära leerdatud sõna, aga vaatad, kuidas need koloriidid on ja siis sul on ainult selle mure selle koloriidi pärast ja siis sa ei muretse enam maailma pärast. Et see on nagu selles mõttes loomulikult teraapiline, aga mis puudutab neid silmapiirimaale, siis ma võin küll seda öelda, et nüüd need viimased silmapiirimaalid San Franciscos ja Lissabonis ja ka mis siin Tallinnas nüüd need
punase joonega, mis neoonpunase joonega, roosakast punasega. Et vahel, kui see enne jaanipäeva aegne aeg oli Eestis, siis oli küll nii, et uni läheb ära kell 4 ja siis ma tõesti tõusen üles ja hakkan maalima. Nüüd natukene võib-olla juba päike hakkab niimoodi vähem survet avaldama hommikul vara, et siis natukene hiljem, aga ma olen küll leidnud selle, et mulle kohutavalt meeldib. Hommikul ma tõusen üles, ma hakkan akvarelle tegema, vahel hakkan akrüüle ka tegema. Et tõesti, et siis sa oled nagu selle energia sees ja mis seda tantsu teemat puudutab, siis võib-olla kui ma keskkoolis ka kirjutasin kirjandeid ja siis ma enne tantsisin ja siis mulle väga meeldis tantsida ja ma käisin need niisugused kõikvõimalikud võimlemisgrupid ja mis oli nagu tantsu ja võimlemise vahepealsed. Et mulle see niisugune läbi tantsu, nüüd ma olen laistemaks jäänud, aga läbi tantsu see maalimine minu jaoks on tegelikult see maalimine, tants on täitsa üks ja sama asi. Et võib-olla see koreograafia, ma olen kirjutanud ka ühe arvustuse ühele tuttavale diplomitöö arvustuse, koreograafia arvustuse, et selles mõttes ja võib-olla mis puudutab Silvia Jõgeveri, kellele me pühendasime selle vestluse. Silvia Jõgeveri üks kõige huvitavaid maali teemasid oli Tartus üks tantsulavastus. Meeri Säre oli selle kujundaja, lavakujundaja ja mulle meeldis väga see koloriit, hele, lilla ja valge niisugune hõõgu ja võt selle eest ma sain Silvia Jõgeverilt väga kiita, ütles, et kõige parem töö. Ma ei saa ennast kiita, aga ütles, et kuidagi, kuna ma laulsin Vanemuises õppekooris ja me olime naiste laulud ja siis oli Sorotšintse aastalaat ja käisime isegi Peterburis ja üle Eesti nende etendustega ja siis ma käisin teatris kogu aeg ja ballett mulle väga meeldis. Et ma küll kunagi baleriiniks ei olistanud saada, mul õde paindus paremini kui mina, aga mul lauljaks õpetaja soovitas minna, et ma laulsin seal ka isegi kooris kõige kõrgemaid sopraneid. Aga see teatris olemine mulle väga meeldib iseenesest, nagu nii. Aga kunagi ma ei ole tahtnud olla näitleja või seal, aga lavastamine või filmi lavastamine, kui ma teen ka väikseid videosid, see mulle nagu väga meeldib, sest praegu on nüüd tehnoloogiaga hästi lihtne. Ma olen need väikseid videosid teinud ja neid videosid, mis ma olen integreerinud oma tööde sisse, et need on valitud maailma top parimate kunst plus tehnoloogia hulka nagu UNESCO valgusaasta lõpuürituse video ja valgusprojekt. Et seda on korduvalt ajakirjadesse pandud ja sündust. Mul tundub, et selline nagu ka näitused tegelikult ongi väga teatraalne, et ka kunstiisikus on teatraalne, näitused on teatraalsed, aga korra tahtsin küsida selles, ma lugesin ka seda näituse sisendit ja seal on öeldud, et see sama energeetika või holistliku mõtlemise vaimus, et inimesel endal on võimalik muuta näiteks, ma ei tea, oma elukäiku või klaasmärksed nagu pole, aga mina tahaks kohe siin sellist bad copy mängida, siis mõtlen, et minul alati meeldib kuidagi nagu välja valgustada neid struktuure, et selle asemel, et kuidagi nagu inimese õlgadele panna mingisugused sellised, et sinu võimuses on näiteks muuta oma elu, vaid välja valgustada neid mingisugust süsteemi või struktuure, mis tegelikult ei võimalda inimesel õitseda. No näiteks, et tal ei ole mingit ligipääsu näiteks heale tervisele või heale haridusele või heale tööle või näiteks seesama kunstimaailm, eks ju, mis Eestis lihtsalt alatasustab, see on ilmselgelt. No ei, ta on jõusna absurdi tasemel väga keeruline. Aga nagu kuivõrd sa nagu näed seda sellist, sest et seda ma usun kindlasti, et inimesel on võimalik enda elu muuta ja meil on mingisugune agentsus, et me ei ole päris passiivsed sellised lükata tõmmata ja ei saa olla päris nii, et meie võimuses ei ole midagi. Aga samal ajal, kuidas sa nagu suhestud selle nagu sellise väitega, et tegelikult lisaks nagu sellele inimese inspireerimisele, et sul on seda võim, sest ma arvan, miks me ka nagu kodaniku ühiskond või protestikultuur on nii, nagu seda ei ole, sest inimesed ei usu endasse, nagu sa ütlesid, eks ju. Et inimene lihtsalt arvab, aga minust ei sõltu mitte midagi. Ja minust see on nagu meeletult sümpaatne, nagu süstida inimesse seda, nagu võimestada, öelda talle tegelikult sõltub, vist kõigist sõltub absoluutselt nagu kõik.
et see ei ole niimoodi, et ainult poliitikutest sõltub, ei, minust sõltub see, et kas ma lähen valima või ei lähe valima, kas ma lähen meelt avaldama või ma ei lähe meelt avaldama, kas ma julgen välja öelda mingi asju, ma ei julge, eks ju. Aga nagu, kuidas siia juurde nagu sa võib-olla nagu mõtestad just seda, mis ma nagu ennist ütlesin selle mingisuguse strukturaalse mõtlemise osas, et kuivõrd meil on vaja ka nagu lisaks sellele isiklikule või isiklikul tasandil võimestamisel mõelda nende struktuuride ja süsteemide peale, mis tihtipeale suruvadki inimesed lihtsalt eosega alla ja neil on võimalik lihtsalt õitseda. Nad ei teagi, et nad saavad õitseda. Nad ei teagi, et nad saavad olla enda mingisugused meeletult paremad versioonid, kui nad tegelikult on. No jah, sa ütlesid väga hästi seda, see enda parem versioon. Mul oli võib-olla see õnn, et minu vanemad ka mind väga innustasid. Ega mina, ütlen ausalt, mina küll ei mõelnud kunagi, et ma kunstnikuks saan, ega ma ei teadnudki kelleks saada. Aga kuna isa oli ehitusjuht ja ka karikaturist ja kogu aeg joonistas ja siis ta selle joonistamise keskkonnas kasvad ja siis sulle seda sisestatakse. Aga mis seda maailma muutmist puudutab, siis nähtavasti selline mingi protestivaim, ma tean, see on minu vanaemast, selline ühiskonna kogu aeg selline kommunikeerumine ja juhtimine, et see on mul võib-olla ka kuidagi geneetiliselt vanaemast just, sest meil oli just kodus selline olukord, sest ma arvan, et see kodune taust ka väga palju määrab või et see, kuidas siin sulle sisestatakse, sest minu vanaema oli see, kes ütles, et on vaja maailma minna ja teha seda ja tema ütles õele, et sinust saab Beethoven ja minule ta ütles, et Leonardo da Vinci või midagi taolist. Meie vanaema oli lihtsalt selline, tema oli niisugune very powerful woman, ta oli naisorganisatsioonidest ja tema oli ju sellest vabast Eestist, aga meie ema, folklorist, tema vastupidi oli see, ole madalam kui muru, ole väiksem kui varem. Ma olen naiste konverentsidel väga palju naised ja sõda esinenud ja rahvusvahelistel konverentsidel oma loomingust ka, aga just nendel naiste konverentsidel ma olen rääkinud sellest, kuidas tegelikult see kodus ka, aga isa ütles kogu aeg, kuna temal oli 2 tütart, poegi ei olnud, siis mulle ei õele, et meie peame mehe eest väljas olema ja võitlema ja tegema ja see oli ka võib-olla see, et õpetas juba, kuidas üüriarveid maksta väiksest peale ja et kuidas juhtida ja isa ütles küll, et sa võiksid tehase direktor olla, et igal pool juhid ja koolis juhid ja malevas ja et niisugune organiseerimine, et see on mulle hästi meeldinud, et see on niisugune kommunikeerumine. Korraga võib-olla ütlen, et mul on ka selles mõttes vedanud, et mul oli jälle teema see, kes ma oli sarnane sinu vanaemale, selline hästi julgustav ja hästi... Aga see on väga oluline. See on oluline absoluutselt, kui siin kasvatatakse ikkagi selles vaimus, et sa oled tugev, sa saad ja sa pead ebaõigusele vastu hakkama, siis loomulikult sa nagu produtseerid ka siis seda midagi. Ma tahtsin nüüd küsimus läheb meelest ära, aga ma arvan, et sa vastasid mu küsimusele küll selles plaanis, et Aga jah, mis seda tegelikult, me oleme ju tegelikult need, kes me oleme kasvanud selle okupatsiooni ajal. No sina oled nii noor, et ei ole väga palju sellel ajal kasvanud, aga meie siin oleme, teame seda täpselt, kuidas tegelikult ju see ühiskond kiht-kihilt inimesi kraasis, et tal ei lastudki. Ja mida ma olen kogu aeg öelnud, mida ma juba kooli ajal rääkisin, et ka koolisüsteem oli ju tupimisele üles seatud. Mitte loomus, mitte erinevus, ega mulle koolist kerge ju ei olnud, kui ma oma pea lillaks värvisin ja kohe oli seal, mul oli kohe 4 õpetajat, kes tahtsid mind hävitada ja ütlesid seda välja, et nemad ongi mina olen nende vaenlane ja tahtsid mind hävitada, kuna mul olid seal ansamblid ja siis ma käisin vanemusega ringreisidel ja olin seal kogu aeg väga aktiivne seal koolielus ja siis isegi kevadpäikse ajal kutsusin koolimaja katusele sõbrannad läbi WC akna päevitama ja eks ma tegin ikka niisuguseid nagu aktiivseid tempe sellised ja ma ei läinud matemaatikatundi siis, kui see psühhopaadist õpetaja seal mind taga kiusas. Et ega ma ikka astusin vastu sellele režiimile, aga kõige suurem vastuhakk oli see, kui meil olid rockmuusikapäevad Saaremaal ja siis ma läksin ilma viisata Saaremaale ja siis oli Anu Int ja teised olid veel seal autos ja mina pistsin pea sinna alla, minul viisat ei olnud, aga muidugi see pidas mind see tüüp seal kinni, kes kontrollis neid lube ja viis laeva peale, viis sinna
aga mina viidi laeva peale, öeldi, lähed mandrile tagasi, põgenesin sealt ära ja nemad ootasid mind tõkkepuu taga ja voila, saingi sinna, et see oli minu niisugune nõukogude ajal kõige suurem väljaastumine. Midagi enamat ma ei teinud, aga see oli ka väike samm. No ikka ma vabaduse poole. Jaa, vahel see on juuste värvi minu arust ka kõrval, sest tegelikult ma arvan, et nõuka aja taagas me ikkagi elame siiamaani, et vastan selles mõttes, et see on millal sa viitsid, et miks meil võib-olla see kodanikuaktivism ka nagu selline nagu ta on, aga inimesed kardavad seda väljapaistmist, sest nii kui sa, see on seesama, et nii kui sa seal nõukaajal paistsid kuidagi välja, kohe oli see tasandamise süsteem, eks ju, et sa pead olema nagu teised ja kohe represseerid. No muidugi, aga nagu ikkagi, kuidas ma ütlen, ta on pehmem, ta ei ole nagu see ju nagu ikkagi nõukaajal. Ja, sest tegelikult eks see nivelleerimine on siiamaani, ma ütlesin, nagu see Eesti kunstielugi, maalikunst, graafika, tarbekunst, see ja ega seda ei ole, kui ma Ameerikasse läksin, siis tere, me ootasimegi siin Manhattanil, ma olen koju jõudnud, aga siin on see, et rott ole oma urus, ega see mentaliteet on siiamaani, aga kui näiteks kas või Tartu ja Tallinnagi isegi võtta, juba see oli, Tartu oli kohutavalt konservatiivne, siis ega seal ei tohtinud ju erineda ja sa pidid olema madalam kui muru ja hall, siin on Tartu taustaga inimesi küll, kes teavad, aga mul oli nagu eriti raske, koolis kiusati taga ja siis öeldigi, et me keerame sul tuksi, kirjutame sul iseloomustust, et sa ei saa Google kunstiakadeemiasse ja need kohe nägid vaeva sellega, aga Tartus oli ka see suletud linna ja kõik see niisugune, seal oli küll see hõljus see Tartu vaim kuskil, aga see oli kohutavalt sallimatu see Tartu vaim minu jaoks. See on hea, et see Tartu vaim sul siin loomingus sellisel kujul ei paista välja. Aga igal juhul tähendab nüüd lõppsõna öelda, me oleme 5 minutit üle läinud, et meil on tegelikult ikka väga palju panustanud sellele, et see vaataja saaks energiat ja tunneks ennast hästi. Et selles mõttes mul on see väike aeg, mis me siin veel oleme, ikkagi ettepanek, et uuriksite neid töid ja võtaksite seda energiat vastu. Et see on täiesti, minu jaoks täiesti fenomenaalne. Minu meelest on tal alates alguses nendest vitraažidest, sellest keelest, mis tal oli vitraažides, on tegelikult kogu aeg nagu üks element olnud, kuni siiamaani välja, kuni nende töödeni välja. Tähendab üks ainus element, mida ta on ometi kujus ja milles iganes rütmides, tempodes, tiheduses, hõreduses tohutul hulgal varieerinud, ma praegu lihtsalt väljendun. Ja selles tuleb ka juba selle isiksuse polüfoonia ja liikuvus ja laia amplituud ja piiridettus ja nii edasi välja. Tohutu hulk variatsioone, kas või need lihtsalt merevaated, horisondivaated on niivõrd rikkalikud ja niivõrd erineva energeetikaga igaüks, nii et nendest kõigist tuleb väga lähedalt ja vaikselt ja pikalt ja aeglaselt süveneda, nagu meil on praegu ka kilbile tõstetud aeglase vaatamise või aeglase lugemise metafoor või ütleme loosung või üleskutse ja uus meetod, kuidas kunsti vaadata, mis tegelikult peaks olema, mis ongi ainus meetod, kuidas kunsti näha, sest tihtipeale, sellist ei piisa nüüd, et oli see teine või kolmas folkloori element või see seik elus, see on ka väga hea, et neid teada, aga et seda tööga tõepoolest kommunikatsioon saavutada, siis on ikkagi see vaatamine selline, mis vahetevahel jõuab kohale see informatsioon ja see kontakt tekib 20 minutit pildi ees istudes. Aga selle jaoks midagi ei ole kõigil aega. Ma lisan, et vaatamine ja tundmine. Et need kaks asja kokku. Jah, selle, et sa nende rütmidega nagu tajud neid rütme ja elad nendesse sisse ja nii edasi. Tean, väga hea praktik sellest. Alati tuleb ja ta on nii positiivne, ütleb, sa ei või mõelda ühtegi negatiivset mõtet. Vaat see sama Sveta, mis sa ütlesid, et kuidas meil on võime maailma muuta, et neid teooriaid just, mis Tea ka räägib ja oma mõttega positiivse energia loomine võib-olla Euroopa ja Ameerikaga võrreldes ma just ütlen, et kuidas, kui ma Ameerikas alustasin tööd ja kirjavahetust ja
minu sõber, pastor, manager kirjutas, et mis mingi negatiivne sõna, mis sa seal kasutad, mis on võib-olla meil siin Euroopas või isegi Eestis täitsa niisugune tavaline slängi sõna oma kõnes kasutad, aga sa ei või mingi negatiivse varjundiga sõnu mingisugustes tekstides kasutada, et võib-olla see ei ole mitte Ameerika keep smiling, aga see on see positiivne suhtumine, et sa ise teed oma elu ja aga mis, Euroopa, ma tooks veel selle Euroopa ja Ameerika võrdluse, et mis on nagu Ameerikas hea, kui sa suhtled õigete inimestega, siis täna hakkab sinu uus projekt ja kõik on koostööaldid ja see ei ole mitte ainult see Eesti suur tagasiviiv probleem, vaid kogu Euroopa tagasiviiv probleem, mida me praegu näeme ju siin igal tasandil. Et ei suudeta koostööd teha, igaüks tirib enda poole, ei ole seda positiivset koostööd, miks mulle Ameerikas meeldib, miks ma saan teha oma näituse projekte ja suuri projekte, sest inimesed, kes ühes valdkonnas töötavad, nad jagavad sulle lahkelt oma kontakte ja muidugi majanduslikus mõttes ka see turu väiksus on Euroopas, ja Eestis eriti, et see on kõik see, mis on nagu see tagasi, aga see positiivne mõtlemine on just see, aga mida muidugi ise peab looma. Teada oskab meile seda väga hästi õpetada. Et jah, need energiaväljad, mis me loome. Teole lõppsõna. Ei, ma ei. Kõik vaatavad siis. Et see on, mina olen sellest nagu, et ma seda tähelepanu ei kannata, et kunsti teha on veel üks asi, aga kunstnik olla, see on teine asi, see on see, mida ma imetlen Meeli puhul, et ta suudab ka selle kunstniku rolli nii- öelda detailideni välja mängida ja selles tegutseda. Et jah, see pole ka üldsegi nii lihtne. Ma olen seda kõrvalt näinud. Ei, ma ei taha üldse kunstniku olla siiamaani. Aga lihtsalt elu on nii läinud. Jah, et kui sa oled kunsti teed, siis sa esined ka kunstnikuna. Jah, et siis sa ei saa kellegi teisena. Isegi üks tellija ütles mulle ükskord, et kuidas, kes tuli, ostja tuli ateljeesse ja ütles, et sul on niisugune valge krae, sellel ajal oli moes niisugused laiad valged kraed ja et kunstnik peaks ikka olema kärm nina otsas ja niisugune auguline see kampson ja et ikka nagu Eesti mudel ette näeb, et sa pead sellele imidžile vastu. Juhan Liiv. Jah. Et vaesus on see, mis inspireerib. See müüt on nagu väga ka viisakaduva. Et me aru saame sellest, et õige kunstnik on ikkagi see, kes vireleb, kellel pole raha ja siis tuleb nagu see õige kunst angstis ja piinas. Ma absoluutselt seda just on hästi kahjulik müüt. Ja see on see ka, mis ka tegelikult reprodutseerib seda sama mõtlemist, et tegelikult me ei pea nendele parasiitidele midagi maksma. Et selles mõttes, et meil on nagu ammu aeg nagu välja murda sellest müüdist, et kunstnik peab olema see vireleja. Ei, kui te lasete oma kunstnikele kultuuriinimestele õitseda, ma arvan, siis tuleb vastupidi ka tegelikult palju paremat kunsti ja see tunne, et aga jaa, ma olengi vajalik sellele kultuurile. Just need asjad peaks nagu käsi käes käima, aga kuidagi jah, ma ütlen see müüt sellest kunstnikust, kui ma ütlen Juhan Liiv. Ja see on juba kunstipoliitika ja kultuuripoliitika. Aga kõik hullemugi, et ta on sinna, Eestis just eriti, sest Euroopas ma nii väga ei näe, sest kui ma võtsin siin neid üle-euroopalisi valgusrahu jaoks või tähendab Light in the City Nordic Light konkursse, siis eesmärk oli ikkagi see, et ka need üle-euroopalised struktuurid tahavad, et linnaruumidesse oleks positiivset kunsti, mis meid ülendaks, mis teeks linnu, rahvaid erinevaks, eristaks. Aga tegelikkuses, minu enda praktika näitab Tartusse see rahu valgusraamat ei ole siiamaani sündinud, sest raha on nii vähe ja kui ka keegi teeb, siis teeb ikka see tuttav kunstnik, kes teeb pronkskultuuri, sea või sea sugulase. Küll inimesed aru saavad, et see üldine mõtlemine on jäänud sinna, et kahjuks jah, ma ütleks uuesti, et jah, see Euroopa ja Ameerika vahel laiemas plaanis, aga Eesti on eriti karikatuurne siin, et see, et kunst võib murda piire, teha linnu säravaks, riike säravaks, olla eripärane,
see on see, mida peaks toetama ja püüdma, aga kuidagi Eesti poliitikaga see ei lähe, no nüüd on uus sõjamasin lahti, no nüüd unustage kultuur üldse ära. Et kahjuks on ta nii, mul oli Tartust, ma ütlen lõpuks ühe väga hea näite, sõitsin Bolti juhiga ja ta ütles, et näed, tulin just Itaaliast ja ma just kurtsin, et küll on kole arhitektuur siin kesklinnas, siukene halb energia, pruunid majad, võiks ju jõe ääres olla mingi ilus klaasarhitektuur, midagi silma paistvad. Ja siis ta ütles, et näed, jah, tulin just sealt Itaaliast ja et tõesti Tartus siin ei ole mitte midagi näidata uuest arhitektuurist või et mis oleks Euroopas ainulaadne, aga see puudutab kunsti ka, et no ma rahvusvahelistel konverentsidel kogu aeg räägin sellest, kuidas maid ja rahvaid see innustab ja kõige parem kompliment, mis ma sain, oli minu Euroopa Parlamendi näituse avamisel, kui Euroopa sotsialistide esimees ütles, et kui ta vaatab seda minu klaas Reactive Riverit 15 meetrist ja seda videot 5 meetrist, et kui ta näeb seda videot ja klaasteost, siis ta näeb, mis võimalus on kultuuril ja kunstil olla ja et rahvastel kultuuri ja kunsti kaudu suur. Et see on nagu see, mida kahjuks minu arust uus Eesti Vabariik väga ei tunnusta. Seda küll, jah. Aga ma arvan, et ma olen siin kunagi, see peaks hakkama memoaari puhul, nii elanud nii värvikat elu, et ja lihtsalt väike uitmõte selline, et hea oleks mingi hetkel kirja panna, et siis ta on ikkagi olemas. Peab kirja panna. Sellest me oleme rääkinud, meile ütles, et mis sa ütlesid? Ma ütlesin, et mul on väikseid katkeid igal pool selliseid. Kui keegi paneb. Ja et kui keegi pärast nüüd kokku kirjutab. No, võib ju võtta juurde endale inimese, et sina muudki räägid, tema muudki kirjutab ja siis pärast paneb niimoodi paika. Nii, igal juhul aitäh publikule ja äkki on publikul veel lõpuks küsida midagi. Publik saab süüa. Mina tahtsin küsida, tõesti viskasin hinda, et sa ei tahagi olla kunstnik. Ütle, kes sa siis tegelikult unistusest tahtsid olla baleriin või Ikka seal metsas elada, ma just vanemate suvilat seal tühjendasin ja mõtlesin, et kas sinna teha seda klaasist arendust, et teha niisugune väike majamuuseum, kuhu oma monumentaaltööd ja maalid panna, et ei, ma tahan olla metsas mediteeriv nunn, selline linnulaulu keskel tsikaatide residentuuris. Ma just tulin sealt, väga tore oli, rohutirtsud laulavad, täielik luumus, pool kinni kasvanud järv, see on vaikus, täiesti fantastiline. Vaat seal tahaks olla, maalida kogu aeg. See oleks hea. Aga ma ei nimeta seda kunstnik olemiseks. See oleks hea kontrast sellele väga kiredatele ja viljakatele ja huvitavatele ja ainulaadsetele sidemetele, kogumitele, mis on andnud üle maailma. Maale võib võtta ka selliste sinu kontaktidele või sidemetele. Need residentuurid tegelikult praegu ongi nii, et on seal Tõraveres ja siis on seal San Franciscos, seal Yosemite rahvuspargis ja nüüd on Lissabonis ka, et nagu 3 sellist meditatsiooni või maalimuskohta. Kõik see sõlmub tegelikult, ehkki meil on siin ümberringi ainult abstraktne keel, aga abstraktne keel on mahutab tohutult palju. Nii, kõik tegelikult.